Tere hommikust! Aitäh, Jaan, et sa sellise väikese intriigi juba üles tõstsid, et kas ma püsin ajas või mitte, aga üks selline väike põnevus käib asja juurde. Nagu Jaan juba ütles, räägin ma ehitisregistrist, räägin sellisest asjast nagu ehitise platvorm. Ja need kaks mõistet, ehitise platvorm ja ehitisregister, on viimasel ajal olnud läbisegi kasutusel ja meil oma majaski on aeg-ajalt segadus sellest, et mis asi on üks, mis asi on teine. Nii et ma natukene räägin ka sellest, et kuidas need kaks asja omavahel suhestuvad ja mis on mis. Ja et sinna jõuda, alustame päris kaugelt, mis asjad on tööriistad. Kõik teame, et kui me tahame ehitada või midagi muud teha, siis on meil tööriistu vaja. Üks tore tööriist on haamer, sellega on võimalik päris suure hulk asju teha, näiteks naelu seina lüüa. Kui meil on tarvis teisi töid teha, siis on meil mingisuguseid muid tööriistu juurde vaja, et ehk siis see haamer saab olema üks osa tööriista komplektist, mida laiem meil see komplekt on, seda suuremat hulka töid me saame edukalt läbi viia. Ja kui meil on erinevat sorti tööriistad, näiteks võtame siia juurde veel ka sandtehniku tööriistad, on meil ka see tööde hulk, mida me saame edukalt teha, on hoopis suurem. Et need on siis mehaanilised tööriistad, mida me kõik tunneme hästi. Siis on olemas ka digitaalsed tööriistad, näiteks siin on mul võetud Microsoft Wordi näide, mida me samamoodi kasutame oma tööde tegemisel, küll teist sorti tööde tegemisel, aga ikkagi tööriist. Ja kui nüüd mehaanilised tööriistad omavahel ei suhtle, ikkagi haamer saega omavahel ei räägi või kui nad omavahel kokku satuvad, siis enamasti ei mõju see kummalegi hästi. Vähemalt midagi mõistikuselt ei tule, aga elektroonilised tööriistad suhtlevad omavahel. Näiteks meil võib olla Wordi dokument, mille sees on siis pilt, mida on võimalik redigeerida eraldi pilditöötlusprogrammis. Või siis meil on PowerPointi slaide koostame ja sinna PowerPointi slaidile võime sisse tõmmata Exceli tabeli, mis on siin ka pildil näha, ja siis PowerPoint, mis ühelt poolt on siis ka enda sisu tootmiseks, on omamoodi ka portaaliks Exceli kasutamisele. Ja nüüd veebimaailmas see portaali mõiste on väga levinud, näiteks kui me siin võtame Eesti avaliku sektori süsteemid, siis Eesti.ee on nagu see kõige esmane portaal, et kui te sooritate mingisuguseid tegevusi, mida te igapäevaselt läbi ei vii või mida juhtubki elus mõned korrad ja te ei tea, kus täpselt pihta hakata, siis Eesti.ee on see koht, mille kaudu jõuate sobivate teenusteni. Aga kui on mingid sellised tegevused, kus te olete professionaal, kus te teate, millist süsteemi kasutada, siis näiteks maa tegevuste puhul lähete Maa-ameti XKIS teenuste kallale ja nüüd siis üha enam loodetavasti, et kõik tegevused, mis on seotud ehitiste ja ehitamisega, liigute e-ehituse portaali. Aga siin ma kasutan nüüd sõna portaal, samas me räägime e-ehituse platvorm, et mis siis nende kahe asja vahe on, et platvorm on alati omamoodi on portaal, aga tal on ka lisavõimalused juures ja need lisavõimalused on see, et ta on ka keskkond, kuhu on võimalik juurde tuua teisi teenuseid, aga sellest ma räägin juba siis edasi. Ja kui me hakkame pihta siis selle tööriista komplektist, ehitisregister on siis üks tööriist, kui nüüd natukene ma liigun nüüd siin ka selle tehnilise poole peal, et tänapäeval kirjeldatakse ja ehitatakse infosüsteemide arhitektuuri tihtipeale kolmetasandilisena, et on andmete tasand, siis on teenuste tasand. Teenused võib vaadata kahte moodi, et teenused on, mis mul siin on loetetud nagu ehitusloataotlus, andmete esitamise teatis. Need on ärilised teenused, kui me vaatame infotehnoloogia vaates, siis mõistagi need teenused on lammutatud oluliselt väiksemateks tükkideks, aga põhimõtteliselt ikkagi ükskõik, kas me vaatame siis äriliste teenuste taset või vaatame infotehnoloogiliste teenuste taset, ta moodustab omaette taseme. Ja siis kolmas kõige kõrgem tase on see, mida me kasutajana näeme, see, mis on see meie arvuti ekraanil, millega me suhtleme, mida me hiirega klikkame, kuhu me kirjutame, ehk siis kasutajaliides. Need kasutajaliides võib olla siis arvutis või üha enam nüüd me oleme selle e-ehituse platvormi puhul pööranud tähelepanu ka seda, et oleks võimalik teda kasutada puutetundlikel ekraanidel
on see siis suurema ekraaniga telefon või on see touchpad, mida platsile kaasa võtta, aga igal juhul need süsteemid tulevad teiega siis platsile kaasa. Ja see on siis see kasutajaliidese vaade ehk 3 taset, kasutajaliides, teenused ja andmebaas. Nüüd infotehnoloogiliselt tähendab see seda, et need 2 alumist baasi jooksevad töötavad kuskil serverites. See kõige ülemine kasutajavaade jookseb teil teie oma arvuti brauseris. Ja nagu öeldud, tegemist on siis ühe tööriistaga ja ehk siis EHR-i teenustega. Ja nüüd, nagu te ilmselt teate ja nagu ka Jaan välja reklaamis, et ma räägin sellest uuest visuaalist ma räägin küll vähe, aga ma räägin, mis me selle tööriistaga teeme, et nagu mainitud, seda tööriista me arendame edasi, näiteks tuleb läbipaistvust oluliselt juurde, et kui te olete esitanud näiteks ehitusloa taotluse, siis on teil selle ehitusloa taotluse protsessis on üleval siis ajariba, kus on näha, mis hetkel millises faasis parasjagu see teie ehitusloa taotluse menetlus on, kui kaua ta mingisuguses faasis on aega veetnud. Või siis teine asi on see, et pisikesed muudatused, nagu menetlejad kohalikes omavalitsustes on meil küsinud, et kas ei oleks sellist kohta, kuhu saab endale märkusi kirjutada, ja nüüd oleme selle märkuste vaate juurde teinud. Väga palju on probleeme olnud sellega, kuidas ehitusregistris faile nimetada, et selle nimetamise temaatika nüüd, kui tuleb uus ehitusloa menetlus, kolib uude EHR-i, siis on seal ka see failide käsitlemine teine. Näiteks me ei nõua enam nii ranget failide nimetamist väiksemate projektide puhul, süsteem ise soovitab teil nimetusi, kuigi see faili nimetus ei ole asi iseenesest, faili nimetus on lihtsalt viis, kuidas me teame, kuidas teie ütlete süsteemile, et missuguse failiga tegemist on, kas on tegemist eskiisprojektiga, kas on tegemist sisekujundusega või millega iganes, et seal tuleb selle faili nimest tuleb see info välja ja see on oluline siis, kui teil on 100 või 1000 faile lisatud, aga väiksemate projektide puhul, kus teil ongi võib-olla 10 faili selle taotlusele juurde panna, seal ei ole vaja nii detailset nimetamist, nii rigiidset struktuuri jälgida, küll on aga vaja siis teistmoodi öelda süsteemile, et tegemist on selle või teise failiga. Nüüd, kui me ühelt poolt muudame selle süsteemi paindlikumaks ja teiselt poolt ikkagi tähendab ka seda, et kõik vana süsteemiga failid, vana nimetamissüsteemiga failid tulevad ikkagi kaasa, et ei ole vaja süsteeme kellelegi muutma hakata. Või siis mõned muud asjad, et näiteks praegusel hetkel ehitusregister ei käitu päris lõpuni siis ei ehitusseadustiku ega ka muude reeglistike järgi, et näiteks just näiteks ehituse teatise kohustulike ehitiste või ehitustegevuste puhul ikkagi väga selgelt hakkame eristama neid protsesse, et mis on loakohustuslik, mis on teatise kohustuslik, ja näiteks tekib ka kohalikul omavalitsusel võimalus anda luba siis tegevustega edasi minna enne, kui siis 10 päeva täis saab, mis on seadus ette näinud. Või siis omavalitsuste ametnikud on öelnud, et neil hästi pikalt läheb aega alla kirjutanud inimeste pädevuse kontrolliks. Näiteks me siis kutseregistri informatsiooni toome juba sinna menetlusse sisse, et see küll veel ei ole täiesti automaatne, aga vähemalt ei ole vaja hüpelda 2 süsteemi vahel, ehitusregistri ja kutseregistri näiteks. Või siis, kui on negatiivsed otsused, näiteks taotluse läbivaatamata tagastamine, siis alati on vaja anda ka sellele põhjendus ja täpsem selgitav tekst.
Et need on need asjad, mis me selles tööriistas teeme olemasolevates protsessides paremaks, aga samas tulevad ka uued lisandused, näiteks infoportaal, mis küll teatud määral on kahe olemasoleva tüki statistikaportaali ja avaandmete kokkutoomine üheks, aga ta on ikkagi loob uue kvaliteedi sealt, et teil on võimalik siis ka neid andmeid, mis on tervikuna, mis on summaarselt siis tabelites näha, on võimalik ka seal all olevaid täpsemaid andmeid vaadata. Või siis minu ehitised, kus on võimalik nii kodanikel, omavalitsustel, kinnisvarafirmadel vaadata oma endale kuulavaid ehitisi, või siis ka näiteks arhitektidel neid ehitisi, mida nad on kunagi projekteerinud, on neil võimalik panna sinna nimekirja ja vaadata siis nende käekäiku ka edaspidi. Nii, aga ehitisregister tööriistana on ainult üks, siia tulevad juurde näiteks, kui me võtame võrgurajatiste teenused, kus on geodeediteenus, mille me esialgu toome just välja võrgurajatiste kontekstis ja kohe peale seda võtame kasutusele ka muude ehitiste puhul või 5G pääsupunktide teenus, BIM-mudelite kontroll, et siin küll räägime, meil on see projekt kannab nime kontroll, aga sisuliselt ikkagi kõik, mis tuleb, ei ole mitte ainult kontrollid, vaid ka see, et neid BIM-mudeleid, kui ehitusloo taotluse näiteks paned IFC mudeli juurde ja see on õigesti vormistatud, siis on võimalik nii taotlejal kui ka menetlejal siis seda mudelit vaadata, keerutada, analüüsida ja sinna juurde siis tulevad veel ka automaatkontrollid, kuna tegemist on digitaalse süsteemiga, siis on võimalik digitaalselt neid kontrollida, mis peaks andma väga suure säästu ajas nii taotlejale kui menetlejale kui kogu protsessile. 3D kaksik, millest räägin hiljem natuke pikemalt ja need on siis need teenused, mis enam ei anna ligipääsu vaid ehitisregistri andmetele, vaid nagu siin ka eelmisel slaidil ma jooksutasin korra läbi selle kutseregistri, samamoodi saab nende teenuste kaudu ligi päris mitmetele teistele riiklikele andmebaasidele. Et kõik, mis teil on vaja, on siis see portaalivaade, see pilt, mille kaudu te arvutiga suhtlete, mis omakorda suhtleb teenustega ja need teenused siis teavad, et missugusest baasist, missugusest registrist need andmed võtta, mida teil vaja on ja kui te midagi muudate, kuhu need siis ka kirjutada. Et kogu see keerukus, see süsteemide omavaheline suhtlemine on siis teie jaoks ära peidetud sinna nende kasutajaliidesse taha ja sinna teenuste kihile. Need teenused ja need vormid, mis siin praegu ekraanil on, need on kõik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas, aga näiteks sel aastal Rahandusministeeriumiga koos läheb meil käima ühine projekt ka planeeringute menetlemisest samas keskkonnas, samade reeglite järgi, ehk siis ehituse platvormil, nii et ka näiteks detailplaneeringute menetlemine on üks teenus, mis siia juurde tuleb. Ja kui meil on selline võimalus juba selline avatud platvorm, et neid avatud platvormi teenuseid on võimalik väljaspoolt välja kutsuda ja neid teenuseid on võimalik juurde teha, siis miks piirduda ainult avaliku sektoriga, et meil on ikkagi mõte ka see, et ka erasektori teenuseid on võimalik siia juurde tuua ja sellest räägib siis Jaan järgmises ettekandes juba natukene täpsemalt. Ja see, mida te nüüd näete, see on terve hulk tööriistu ja kui need tööriistad kõik kokku panna ühte tööriistakasti, siin on veel teised andmebaasid, mille pääseb ligi, siis selle tööriistakasti nimetus ongi ehituse platvorm. Ja kuna jälle siin on see, et mehaanilised tööriistad omavahel ei räägi, elektroonilised tööriistad räägivad, siis on vaja tagada, et need tööriistad oleksid kasutajatele ühtemoodi arusaadavad, et seal on ühtne filosoofia ja stiiliraamat, ehk nende kasutajaliides näeb ikkagi ühtemoodi ja sarnane välja, ja et need tööriistad omavahel suudaks suhelda, siis nad baseeruvad samadel ristfunktsionaalsetel nõuetel ja samal arhitektuuril. Nüüd tuletan teile ka meelde, et kui teil on küsimusi, siis palun Slido ja digiehitus on see termin, kuhu saate küsimusi lähetada.
Kui me räägime nüüd sellest uuest e-ehituse platvormist või ehitusregistrist, need mõlemad lähtuvad samast filosoofiast, nagu eelmise slaidi peal öeldud, et kogu see ehituse platvorm lähtub samast filosoofiast. Ja kasutaja poole pealt need märksõnad on just see, et ta on lihtne, visuaalne ja kasutajakeskne. Lihtne on termin, mida ilmselt lihtsamalt lahti seletada, kui see sõna ei ole vast mõtet või läheb ainult keerulisemaks. Visuaalne tähendab ikkagi seda, et teil on näiteks informatsioon, mis on mittetekstiline ehk siis graafiline, et siis seda te näete ka graafilisena, näiteks siis kaardiinfo, kas siis 2-dimensionaalselt või 3-dimensionaalselt, või siis, kui me räägime kaartidest või kui me räägime BIM-mudelitest, kui need hakkavad tulema, et siis te saate ikkagi ka BIM-mudelit niimoodi vastavalt vaadata ja keerutada seda enda ees niimoodi, et te saaksite aru, millega tegemist on. Ja kasutajakeskne, et ikkagi see informatsioon, mida te näete, oleks võimalikult müravaba, et teil oleks väga lihtsalt öeldes menüüs ikkagi ainult need valikud, mis konkreetselt teie rolli puudutavad, et teie lehe peal ei oleks mingisuguseid selliseid või oleks võimalikult vähe selliseid väljasid, mida teil konkreetses töös, konkreetses rollis tarvis ei ole, sellepärast et olgem ausad, elu on keeruline, ehitusvaldkond on ka keeruline ja kui me seda pidevalt ei püüdleks selle poole, et kõiki neid asju vaateid protsessi lihtsustada, siis lähebki elu juba liiga keeruseks kätte ära, et seda püüame vältida. Üldlevinud kasutajaliidese praktikad, sellest ma olen ka rääkinud, igasugus kordan üle, et me kasutame arvuteid juba igapäevaselt, mitte ainult tööalaselt, vaid ka Gmail, Facebook, mis iganes muud töövahendid on meil kasutusel, neil on teatavad loogikat, mis on ajas arenenud. Näiteks see, et kui palju kasutatakse hiirega, kui palju siis näpuga scrollitakse üles-alla või siis hiire keskmine rullnupp. Et kõik need on tulnud tänapäeval ju erinevatesse üldkasutatavatesse süsteemidesse, siis mõistagi on mõtet see üle tuua ka sellistesse ametlikematesse süsteemidesse, et kui vanas ehitusregistris on natukene vähem sellist ekraanide rullimist, siis uues on seda rullimist jälle natukene rohkem, et oleks selline harjunum keskkond. Samamoodi kaardi kasutajaloogika on meil võimalikult sarnane ikkagi näiteks Google Mapsiga, mida igaüks kasutab väljaspool tööd ka ilmselt. Üleminek toimub teenushaaval, näiteks nüüd esimene teenus, mida ma olen ka rääkinud, mis tuleb siia uude menetluskeskkonda, on andmete esitamise teatis. Seejärel tuleb ehitusloa taotluse ehitusteatis, niimoodi sammhaaval liigume edasi ja arendus on kasvav või lisanduv või inkrementaalne, et näiteks kui siin vaadata praegu seda pilti, mis ekraanil on, et siin seda keelevalikud hetkel ei ole, et ehituse platvormi kasutajaliides on üles ehitatud sellise loogikaga, et ta on lihtsalt muudetav mitmekeelseks, aga esialgu me lihtsalt, kuna suurem hulk kasutajaid on eestikeelsed, siis me läheme seda teed, et hetkel ei kuluta aega erinevate keelepakettide tegemiseks, aga sel hetkel, kui tekib vajadus, tekib rohkem aega selleks, siis toome ka teised keeled juurde. Või näiteks siin on üleval ikoonid, mis annavad teavitustest teada või suhtluskeskkonna sõnumitest teada, et ka need ei tule mitte esimeses vaates, vaid need tulevad siis paari kuu jooksul esimesest elluminekust või esimesest rakendamisest. Ja see sõna arhitektuur, see meie enda jaoks ongi hästi oluline see, et see uus ehituse platvorm baseerub täiesti erineval, täiesti uuel arhitektuuril, kui näiteks praegu kasutatav või kõike, mida me kasutame veel mingi aeg edasi. Java rakendus, praegune ehitusregister, mis lihtsalt on ühelt poolt on arhitektuurselt ei olnud mõeldud sellise koormuse jaoks, nagu ta praegu töötab, teiselt poolt on ta arendus olnud nii piisavalt kaootiline, et see tekitab nii halduse kui kasutuse peal päris palju probleeme. Aga kui me nüüd räägime sellest arhitektuurist, siis see, et süsteem on erineva arhitektuuri peal, seda te peaksite kuulma ainult meie ettekannetes. Sellises igapäevases töös peab süsteem teie ees seda keerukust jälle enda taha varjama. Et näiteks kui te valite menüüst siin andmete esitamise teatise, siis süsteem teab, et
see on teenus, mis on uues keskkonnas, tõmbab tööle uue rakenduse ja kui on tegemist näiteks ehitusloa taotlusega, siis senikaua kui ehitusteatisega, senikaua kui seda pole uude süsteemi üle toodud, senikaua tõmmatakse käima siis vanast ehitusregistris olevad teenused. Nii, natukene veel läheme sügavuti keerukamaks, on see, et see pilt on siis nüüd see praegune lihtsam pilt, aga see on siiski ainult pool loost, ehk siis nüüd need uued teenused, mis baseeruvad uuel arhitektuuril, need jooksevad riigipilves, aga nagu mainitud, tegelikult on siin taga 2 süsteemi, et on ka praegune ehitusregister, mis on Java monoliit, mis jookseb välise teenuse pakkuja arvutis ja on hoopis teine süsteem, et nüüd need 2 uut süsteemi, neil on lausa eraldi andmebaasid all ja selleks, et need andmed ühilduks, et senikaua kuni see üleminek toimub, tegeleme sellega, et ka need 2 andmebaasi on omavahel sünkroonis ja siis nagu öeldud, see uus menüü koordineerib seda, et kas teid tuleb viia uute teenuste juurde või vanade teenuste juurde. Et miks see komplitseeritus välja tuua, on see, et põhiliselt ongi see, et kui me nüüd räägime süsteemiga liidestamisest, ehituse platvormiga liidestamisest, siis jutt käib just sellest uues arhitektuurist. Et võimalik on liidestada nende teenustega, mis on toodud juba üle, see kõik, mis on vanas Java monoliidis, sinna me ei taha kedagi juurde lasta, selle Java monoliidiga tegeleme siis tükkhaaval selle ümbertõstmisega uude süsteemi. Põhjuseid mitmeid, peamine põhjus on see, et see Java monoliit on ka nii käest ära, et kui te võib-olla mu eelnevatest presentatsioonidest mäletate neid laivi mineku aegu, mis me oleme öelnud, et tuleme uute teenustega välja, siis me peaks olema praegu juba 2 kuud või 2-3 kuud juba peaks uus süsteem olema üleval jooksmas teie ees, kahjuks seda veel jätkuvalt ei ole. Just täna hommikul arutasime veel ühte täiendavat probleemi, nii et ilmselt jaanuari jooksul tuleb see teie ette, aga me järjest seal selles vanas Java monoliidis siiamaani leiame probleeme, leiame vigu, mis siis meie arendusi päris karmilt edasi lükkavad. Aga nüüd paistab, et see üllatuste hulk, mis meid ees võib oodata, et see on nüüd on ka enam-vähem läbi. Aga just, et kui me nüüd hakkaksime lisaks oma arendustele, laseks veel välised arendajad ka selle vana Java monoliidi peale, siis tekiks veel täiendav hulk keerukust, et sellel oli lihtsalt mõtet. Et pigem ikkagi suhtlus käib uute teenustega. Nii, üks kõrvalepõige, et kuna see ehituse platvorm, me küll püüame seda kasutajate jaoks, seda muudatust teha võimalikult sujuvalt, võimalikult sammhaaval, aga kui see platvorm hakkab arenema, tulevad juurde uued teenused, uued välised teenused, siis see menüü, mis siin kõrval on, see muutub. Ja kui te mõtlete näiteks, ma ei tea, jälle tuleme tagasi Microsoft Office'i poole, Exceli või Wordi menüüde juurde, siis ka sealt on teinekord, vähemalt minul on väga tülikas leida üles, kust üks või teine tööriist käima läheb seekord, sest aeg-ajalt nad tõstavad asju ümber, aga õnneks on nad teinud sellise tööriista üles sinna päisesse, programmi päisesse, kus on võimalik siis vastavat teenust otsida. Me oleme läinud sama teed, et näiteks kui siin teenuse otsingult klikata ja hakata kirjutama siis ta toob välja, et ehitusteatis, ehitusloa taotlus, ehitamise alutamise teatis, ühesõnaga toob välja selle menüü nendest teenustest, mille peale on võimalik klikata ja siis kui klikata, siis ta viib teid juba õigesse kohta. Ja see otsing on tehtud natukene selliseks targemaks nii-öelda, et ta saab püüab aru saada ka inimese mõtlemisest, et näiteks kui siia kirjutada õigus, siis ta toob välja ka nõuded ja seadusandlus, ehkki siis seal seda õigussõna sees ei ole, aga kuna seal on õigusaktid, siis toob ta välja selle lehekülje ja kui sinna klikata, siis avanebki lehekülg, kus on nõuded ja seadusandlus pikemalt lahti kirjutatud. Aga see on väike kõrvalpõige, et ühesõnaga ärge, kui nüüd see uus süsteem teie ette tuleb, et siis harjutage seda ülevalt otsa kasutama ja kui mõni punkt kipub menüüst kadunud olema, et siis sinna
ülesklikkamine aitab seda kiiremini leida. Mis meil praegu arenduses ongi siis uus menetluskeskkond, infoportaal, nagu mainitud, see on siis statistikaportaali ja statistika.ehr.ee on praegugi olemas ja avaandmed.ehr.ee kokkutoomine tulevad siia menüüsse, et siit on need kiiremini leitavad. Suhtluskeskkond on valdavalt siis kohaliku omavalitsuse menetlejatele keskkond, kus on võimalik omavahel arutada teemasid, kui tõusevad küsimused, siis nendele koos lahendust leida, aga mille kaudu on võimalik ka siis meie kasutajatoega hakata täiendavalt suhtlema. 2D-kaart, 3D-kaart, neist räägin eraldi, võrgurajatiste andmebaas, jutt on küll andmebaasist, aga nagu ka ennist mainitud, tulevad seal uued teenused nagu geodeediteenus ja nii edasi. Siis minu ehitised on ka valdkond nagu mainitud, kus on võimalik minu ehitised kokku siduda. Energiamärgistega, mis me teeme, on see, et me toome kõigepealt, nagu praegu teate, ehitisregistris antakse ka energiamärgiseid, aga veider olukord on see, et energiamärgiste andmekoosseis ja ehitisregistri andmete koosseis ei lange päris täpselt kokku. Need on sarnased, aga nad on erinevad, mis tähendab seda, et andmete sisestamisel on vaja päris palju duplitseerida, on vaja samu andmed uuesti sisestada. Mis me nüüd teeme, on see, et me viime need andmekoosseisud kokku, mis ühelt poolt vähendab sisestamise aega ja võimaldab sisestamise paremini kontrollida, sellepärast et näiteks energiamärgise andmisel ta juba laete ehitise juures olevad andmed sinna märgisele sisse. Aga teiselt poolt on see ettevalmistus päris suureks hulgaks muudatusteks, mis me energiamärgiste valdkonnas teeme. Ja esimene samm nendest ongi see, et kui praegu energiamärgise andmed kantakse ehitisregistrisse sisse ja seal taustal võivad olla erinevad töövahendid, näiteks Exceli tööriistu on päris palju kasutusele võetud ja siis need samad Excelid me nüüd tõstamegi juba ka ehitisregistrisse sisse, et selle protsessi toome ka ehitisregistrisse üle, aga sellest saab kunagi tulevikus pikemalt rääkida. PIM-põhine loamenetlus, see sai ka korra mainitud ja terve hulk selliseid väiksemaid arendusi, kus me ühte või teist nurka teeme paremaks ja nii edasi. Et need on need tegevused, mis meil on praegu käimas, need projektid ja neist neli suuremat projekti siis on Euroopa Liidu struktuurfondide poolt rahastatud. Ja nüüd veel siis natukene täpsustused, mis menetluskeskkond toob, ma toon teile nüüd uued tähtajad ja need tähtajad peaksid pidama, et andmete esitamise teatis tuleb nüüd veebruari jooksul laivi. Ehitusluba teatis märtsis, kasutusluba teatis aprillis ja projekteerimistingimused mais, see tuleb selline väga, väga tihe teenuste väljatoomine, aga kui nüüd see esimene laiv on meil viibinud tehnilistel põhjustel, ega see ei tähenda seda, et programmeerijad teistes projektides oleks seisnud, tööd on edasi liikunud, mis tähendab lihtsalt seda, et see muude tööde väljatoomisega me saame kiiremini hakkama saada ja ka menetluskeskkonnas tegelikult on terve hulk arendusi, et näiteks peale seda, kui me oleme andmete esitamise teatis ühe versiooni välja toonud, me toome talle ka täiendused, näiteks korterite, sellise versiooni, millega on korterite andmeid lihtsam ja mugavam parandada. Et kõik süsteem hakkab arenema sammhaaval edasi. Ja see on minu poolt kõik, et kui teil on küsimusi, siis liido.com digiehitus on võimalik siia praegu heita need küsimused, aga üleüldiselt palun kirjutage mulle Taavi Jakobson @mkm.ee või siis meie klienditeeninduse numbril ehr.mkm.ee või siis 6256363. Ma olen saanud päris palju ka infot, et see telefon ei vasta. Kui see telefon ei vasta, siis on lihtsalt olnud liinid hõivatud ja siin on olnud ka mõned tehnilised probleemid, aga üldiselt meie klienditeenindajad helistavad teile ka alati tagasi, nii et sinna tasub ikka helistada ja küsida, kui on mingid mured või kui on ettepanekud, siis sinna ka öelda. Ja meie tegemistest näete e-ehituse kodulehelt samamoodi. Aga nüüd mina lõpetan. Jaan, kas on mingid küsimusi? Aitäh sulle, Taavi. Kindlasti sa veel ei lõpeta. Ma loodan, et sa teed ka teise ettekande täna. Aga küsimusi on meil palju, üllatavaltki palju. Ja neid on siin
nojah, ka tosinkond või rohkem. Ja kiirelt üks kommentaar, mis tuli, et slaidid on võib-olla mitte nii hästi loetavad, siis kindlasti saab neid slaide pärast alla ka laadida ja tudeerida lähemalt sealt samast ehituse lehelt. Aga läheme nüüd nende samade küsimuste juurde. Ma võtan siin kohe, mis on saanud nii-öelda rohkem pöidlaid. Esimene küsimus on, et sinu slaididel oli näha geoteedi ja 5G pääsupunkti teenused. Mis need on? Aha, sellest, kui meil nüüd selle VRA või selle võrgurajatiste andmebaasi arendus liigub edasi, siis nendest tulevad kindlasti eraldi ka koolitused. Geoteedi teenus sisuliselt, nagu nimigi ütleb, on see, et geoteed saab selle kaudu üles laadida oma töid ja siis see informatsioon laetakse mitte PDF-ina, nagu praegu päris palju ehitusregistris asjad toimuvad, vaid ikkagi digitaalsel kujul juba üles ja analüüsitakse seal sees olevat informatsiooni. 5G pääsupunkti teenus on see, et see tuleb küll juba ühest Euroopa direktiivist, et kui keegi sideettevõtja tahab oma 5G pääsupunkti panna siis kas riiklikule või kohaliku omavalitsuse hoonele, siis ta peab esitama selleks taotluse ja see on lihtsalt selline teenus, mille kaudu on võimalik seda taotlust esitada ja siis üksiti kantakse ka see informatsioon juba jälle ehitusregistrisse üle, et põhimõte on see, et kui mingisugused teenused on viidud digitaalseks ehituse platvormile, siis see informatsioon, mis sealt tekib, see jääb ka samamoodi sinna ehitusregistrisse või ehitusregistri kõrval olevatesse andmebaasidesse ja see informatsioon on siis järgmiste teenuste, järgmiste protsesside puhul juba ka kasutatav. Ja mis slaididesse puutub, siis jah, nagu Jaan ütles, et need kindlasti me jagame laiali, aga teine asi on ka see, et need slaidid on ikkagi valdavalt illustreeriv materjal, et kui me kindlasti teeme veel ka koolitusi ja ka seal ehituse platvormi menüüst saavad olema eraldi videokoolitused kättesaadavad, et siis kui seal on vaja mingit konkreetset infot saada, tahate ikkagi täpsemalt näha, kuidas mingid sammud käivad, siis juba seal täpsema informatsiooni saab nendest videokoolitustest või nendest dokumentidest kätte. Küsimusi tuleb muudkui juurde. Oho. See on tõesti väga meeldiv, et meie vaatajad tunnevad asja vastu huvi ja ehitusregister puudutab nii mõndagi inimest, kes praegu vaatab. Praegu järgmine küsimus, mis on saanud rohkem hääli, on, kas registris olevaid andmeid, dokumendid, graafika, mudelid, vektorkuju hakkab olema võimalik alla laadida, näiteks VMS-teenusena kasutada? Allalaaditavad on nad tegelikult isegi praegu, et dokumentide allalaadimine küll meil alati logitakse, peab olema inimene peab olema autenditud kasutaja ja siis alati, kui mingisugused dokumendid alla laetakse, siis see on praegu ka täiesti võimalik, kui ei ole just tegemist mingil põhjusel piiratud ligipääsuga dokumentidega, aga isegi praegu on võimalik neid faile alla laadida. See võimalus jääb ka tulevikus kindlasti sama säilib, aga neid võimalusi tekib juurde, et kui nüüd me liigume sinna uute teenuste poole, siis üle API-de on nende allalaadimine ja ka nende üleslaadimine, mis on mõneti keerukam protsess, sellepärast et siis tuleb ühilduda meie kasutaja õiguste süsteemiga, et aga nii alla kui üleslaadimised saavad olema võimalikud, jah. Järgmine küsimus. Kas sinna, ma mõtlen, ilmselt on mõeldud ehitusplatvormi, tuleb ka ebaseaduslike ehitiste automaatne tuvastus? Ja sellel on ka täpsustus, et võrreldakse Maa-ameti ülelendude käigus tuvastatud hooneid ja EHR andmestikku. Lühike vastus on jah. See on mitte selle tõttu, et meil nüüd oleks eesmärk hakata kuidagi suurt venda üles ehitama aga juba praegu, kui me seda 3D kaksikut oleme üles ehitanud, on väga selgelt välja tulnud see, et kui me võrdleme seda informatsiooni, mis on meil ehitusregistris, ehk siis see informatsioon, mis peaks olema sellega, mis siis Maa-amet oma ülelendudel on tuvastanud, on need erinevused olemas. Need erinevused võivad olla alati tingitud sellest, et lihtsalt ongi andmevead, mis on päris objektiivne põhjus. Nende vigade parandamisega me tükkhaaval tegeleme, aga võib ka olla see, et tegemist on olnud ebaseadusliku ehitisega. Et need võimalused on ka praegu olemas, meil on nii-öelda hallide ehitiste kiht, mille parandamisega kohalikud omavalitsused tegelevad ja need hallid ehitised ka näiteks EHR-i kaardil
mida te hakkate nägema seal mõnede ehitise peale klikates, tuleb selline informatsioon, et see ehitis ei ole kantud ehitisregistrisse, et noh, ja siis on seal öeldud, mis tegevused seal võimalikud on, tulevikus me ka automatiseerime need võimalused, aga see, et lihtsalt igaks juhuks, kuna sel teemal on olnud siin eelmistel aastatel päris palju küsimusi, et see, et hoone puudub ehitisregistrist, see ei muuda hoonet veel automaatselt ebaseaduslikuks. Ega vastupidi, kui hoone on ehitisregistris, siis ta ei muuda seda seaduslikuks. Kui ta ehitisregistris puudub, siis lihtsalt on mõtet võtta kohaliku omavalitsusega ühendust ja hoolitseda selle eest, et see hoone saaks registrisse kantud. Meid vaatab praegu laivis üle 400 inimese ja see kajastub ka siin küsimustes. Et ma küsiks mõned veel sult, enne kui me edasi lähme, et siin on ka üks ettepanek, et lisada ehitisteatiste juurde menetleja poolne põhjuste selgitus, kui taotlus suunatakse põhjalikumasse kontrolli. Jaa, see on hea ettepanek, nagu öeldud, meil üldiselt see põhimõte ongi, et eriti just selliste negatiivse või teisele poolele mingil määral rohkem tööd või aega või pausi või pikemat ootust põhjendavate sammude puhul tuleb see põhjendus ka alati juurde panna. Et mis kujul ta saab olema, sest siin me peame vaatama kahte poolt, et nii taotleja kui menetleja selline töökoormus ikkagi lõppkokkuvõttes summaarselt väheneks, mitte ei kasvaks. Et kuidas see täpselt saab olema, seda te tegelikult juba selle aasta esimeses kvartalis näete. Ma vaatan, et mitu küsimust on tegelikult ühte auku ja peamiselt ma loen selle kõige populaarsema siit, et praegu menetluse käik ei ole nähtav taotlejale. Kes ja millal kooskõlastab projekti, kui tuli kooskõlastusmärkusteta kaine ja nii edasi. Kas uues registris on asjad teisiti, just taotluse nähtavus? Jah, läbipaistvus on selgelt üks eesmärk, mille suunas me liigume. Et näiteks see sama aegriba, mis üles tuleb, see näitab, kus kohad on asjad toimunud, samamoodi ka nii menetleja, ühesõnaga taotlejal on teada see, et kas dokument on menetleja käes, kas ta on saadetud kooskõlastamistele ja kooskõlastajate märkused juba tulevad ka kohe tagasi. Et ühesõnaga taotleja ikkagi omab oluliselt suuremat ülevaadet sellest, mis tema taotlusega toimub. Et siis mis institutsioon, kes nimeliselt antud menetlusega tegeleb, millal nad on menetluse enda kätte saanud ja mis on tähtajad? Siuke asi hakkab olema ka taotlejale näha? Jah. Väga hea, see vastab päris mitu küsimust siin kohe ära. Tähtaegadega ma lihtsalt ütleks nii palju juurde, et siin algselt meil oli lootus see, et nagu teate, ehitusseadustik annab selge tähtaja 30 päeva on ehitusloa menetlemiseks, sõltumata siis selle taotluse suurusest ja sõltumata sellest, et kas see taotlus on siis menetleja käes või tagasi taotleja käes. Et meil oli see lootus, et me saame siis ehitada nii-öelda malekella, et kui menetleja saadab taotleja kätte tagasi puuduste kõrvaldamiseks, ja objektiivselt võibki see puuduste kõrvaldamine võtta pikalt aega, et näiteks kui on vaja seal midagi ümber projekteerida, see on selgelt pikem tegevus, et siis menetleja saab nii-öelda enda poolt selle malekella kinni panna, et taotlus või siis see menetlus peatub. Kahjuks haldusmenetlusseadustik seda ei võimalda, et ikkagi see 30 päeva on 30 päeva, aga selleks, et ei tekiks valesid ootused ja tekiks vale süüdistusi kellegi suunas. Just see on ka see põhjus, miks me selle aegribal toome siis need tegevused väga selgelt välja. 2 küsimust veel enne, kui ma lasen su siia audientsi istuma, tühja saali. Kas register annab ka energiamärgise aegumisest omanikule teada? Hetkel ei anna, ilmselt on meil mõtet see teenus teha. Aga millal see juhtub, praegu lubada ei julge. Aga jälle üldpõhimõte on see, et need tegevused, mida masin saab inimest aidata ja aegumustähtaja jälgimine on väga selgelt selline võimalus, et siis me ilmselt need teeme. Küsimus on selles, et mis järjekorras me neid teeme, sest nagu kes on ehitusregistrit kasutanud või kellel on ootusi ehitusregistri suhtes ilmselt ja ehituse platvormi suhtes laiemalt, meil on tööde järjekord on üsna suur ees ja me vaatame ikkagi kogu aeg seda, et millise järgmise sammuga me võimalikult paljude inimeste probleemi ära lahendame. Ja viimane küsimus, mis kindlasti paljudel on meelel. Kas see visuaalkasutaja liidese näol on siis muutumas veebruarikuus, kui esimene teenus välja tuleb?
Visuaal, avavaade muutub siis kohe, kui tuleb see esimene rollout või see esimene uue struktuuri live, siis seal muutub avavaade ja iga uus teenus, mis tuleb juba uue visuaaliga. Kui te lähete nüüd sellest uuest menüüst näiteks ehitusloa taotluse juurde, siis see ehitusloa taotluse protsess näeb ikkagi välja selline vana ehitusregistri moodi. Et me kunagi juba üle aasta tagasi muutsime ka vana ehitusregistri stiili korra ära, et need stiilid nagu väga erinevad omavahel ei ole, aga selgelt ikkagi nii see taotluse loogika kui välimus on ikkagi vanade teenuste puhul on vana, ta muutub sel hetkel, kui me tõstame ta vanast uude, nii välimus kui ka loogika. Ja see toimub siis järk-järgult, et teenus haaval? See toimub järk-järgult teenus haaval. Ja jälle soovitus on ikkagi see, et kui me uue teenuse välja toome, sellest me loomulikult ka teavitame, et jälgige neid juhendmaterjale, jälgige videokoolituste väljatulekut, et sellist suurt hiiglaslikku paksu manuaali, et kuidas kasutada ehitusregistrit, sellist asja tulevikus ei saa kunagi olema. Ikkagi on selgelt tegevuste põhised, nagu ka praegu on need tekstilised dokumendid, et kui ma tahan esitada ehitusloa taotlust, mis ma siis pean tegema, need on need sammud, aga me toome neid välja ka videokoolitustena. Ja ma arvan, et kindlasti teeme ka veel veebiseminare siin sellel aastal, kus siis anname võib-olla kiiremaid kokkuvõtte. Aga aitäh sulle, Taavi, esimese ettekande eest!